Tere päevast, superstaarid, see on Telegrami Facebook Live, täna on 8. oktoober 2024. Eile sai täis siis 1 aasta sellest päevast, kui see, kes need olid, need üllatusrünnak oli sinna sellesse Gaza terroristid tegid üllatuse. Tohutu üllatus oli ja ründas Iisraeli niimoodi, et Iisraeli salaluure Mossad, mis on üks maailma kõige retsimaid salaluureid, need tüübid otsustasid, et nad see päev lihtsalt ei ole tööl. Et juhuslikult sellel päeval, kui oli kõige suurem rünnak, siis salaluure otsustas mitte tegutseda ning sellest üllatusest siis kasvas välja toibuvad nad tänapäevani. Ja suur sõda käib seal väidetavalt. Ja juba pidi ju seda olema otsapidi Liibanonis ka, igal pool läheb edasi, ma isegi ei saa aru, kuidas need juba seotud on ja kui sa vaatad natuke uurid ajalugu, siis näed, et see sama süsteem, mis siis nagu rahastab Iisraeli, tegelikult rahastab ka Palestiinat ja kogu asi on kokku mäng, aga see ei huvita mitte kedagi. Lisaks sellele nutatakse krokodillipisaraid nende 71 inimese pärast, kes siis tolles rünnakus hukkusid. Ja sellest on suva, et pärast seda on seal teisel poolel hukkunud 10 000. Aga millest veel ei räägi peapoole meedia üldse on see, et need Palestiina, ütleme need videod, kus on näha, et Palestiinas nagu käib mingi siuke genotsiid ja nii edasi, et mõned videod nendest on feigitud, need on reaalselt võltsvideod, kus on siis nukkudega, nukud on seal, öeldakse, need on päris inimesed, aga see osa ei huvitagi mitte kedagi, et meil on nagu reaalselt konkreetsed tõestused, et mõlemad pooled feigivad seda uudist, mis ei tähenda, et seal päris seda ei oleks. Mina ei tea, kas seal on või ole, ma ei ole seal, aga meil on ilmselged tõestused, et mingi osa selles materjalist, mis meile esitatakse, on fake. Nagu väga paljud uudistereportaažid, nagu on ka peavoolumeedia ise mõnikord. Ja, aga miks nad peaksid feikima seda, kui see oleks päris seda, siis kuidas on võimalik, et mõlemad pooled saadavad fake uudiseid? Sellepärast, et näiteks tol hetkel nad ei saa seda, mis iganes keegi ei julge minna sinna filmima või siis nad feigivad nagu mingi asja, et oleks turvalisem nende enda meeskonnale. Sellist asja tehtakse. Ei, muidugi ma tean jah, et oletame, et Aktuaalne kaamera tahab minna Gazasse filmima ja kui nad ei saa kaadrid kätte, siis nad võtavad see Tallinn filmi ja lavastavad ise need kaadrid. Mis nii? Jah, nagu kuulkäimine, et ega et seal käisid, aga ikkagi igaks juhuks filmisid. Sest et esimene mees kuul oli see Armstrongi kaameramees. Ja siis nad helistasid telefoniga sellele presidendile seal USA-s, Richard Nixon seal. Oh yeah, hey man, how's it going? Nagu läheb maale, mul kaob levi ära, eks ju. Aga okei. Kuule, täna oli väga naljakas uudis oli selles, kus kohas see oli? Loe ette, kus kohas see oli? ERR Novaator, neil on aeg-ajalt seal siukene rubriik nagu lugeja küsib. Ja siis täna hommikul ilmus seal siis küsimus, et mitu vaktsiini ma endale korraga teha võin? Mitu vaktsiini teha võin? Korraga. Okei. Aga see on nagu asjalik küsimus, sest mõned inimesed tahavad teha korraga, eks ju? Ja. No nii, ja siis võeti siis kohe vastuse otsimiseks ette Tartu Ülikooli peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona, kes on silma paistnud vaktsiinides kahtlevate inimeste sarjamisega. Ja tema siis ütleb, et kuna meil see immuunsüsteem on nagu alakoormatud praegu, et meil on ju kõik asjad ette taha ära tehtud, kõik on nii hügieeniline, siis tegelikult vaktsineerimine on nii hea immuunsüsteemile, sest et hoiab teda töös, on ju. Ja siis ütleb, et praktikas on vaktsineerimisega immuunsüsteemi ülekoormine sisuliselt võimatu. Mine asja juurde. Ja siis ta ütleb, et on välja arvutatud, et inimese organism on teoreetiliselt korraga võimeline välja kannatama 10 000 vaktsiini. 10 000 vaktsiini? No see on kõva, et ta seda välja arvutas. Ja siis ta läheb siin edasi, ütleb, et tegelikult siin on mõned nüansid, millega tuleb arvestada ainult need käed või jalad, kuhu vaktsiini süste tehakse, et need tegelikult ei kannata korraga nii palju, et inimesel võib minna algi valusaks, et ta ei saa isegi kõndida või käsi. Isegi kui tehakse paar vaktsiini korraga. Ja siis ta ütleb, et on olemas ka selline asi nagu vaktsineerimispohmell. Mis asi see on? No see on see, et sa teed vaktsiini ja siis sa jääd selles haigusesse, mis sa... Mille eest ta sind kaitsma pidi. Ja siis ta ütleb, et kui sa teed korraga näiteks 15 vaktsiini, siis võib juhtuda, et üks neist on nagu siukene
reaktogeensem, ehk siis tekib mingi reaktsioon kehas, aga et 3 või 4 pole mitte mingisugune probleem. Just mõtlen, et meenutasin siin, ma panin selle tema parimad laused siia Telegramiga ülesse ja toon siis välja selle, et kuidas veebruaris 2021 oli siis see, kui alustati Tartus õpetajate vaktsineerimist koroona vastu AstraZeneca vaktsiiniga ja siis üks anonüümsust palunud Tartu põhikooli õpetaja ütles, et need vaktsiinide kõrvalnähud hirmutaks igaühe ära. No, see oli siis ühe vaktsiini peale, kui seal vaata kümned ja kümned ja kümned arstid või need õpetajad ära kukkusid, on ju. Väga hull. Kas mis sa nendele õpetajatele ütled ka, et 3 või 4 vaktsiini pole mingi probleem? Või Heiko Sepale või teistele, kellel on olnud teadavad kahjustused sellest koroonavaktsiinist? Oota, aga kuidas sellega on? Kas ma saan aru, et poliitikud võivad valetada ju, aga kui sa oled nii-öelda terviseekspert, kas siis sa tohid valetada? See on natuke teistmoodi, siis sul on mingi vastutus, oota, poliitikud ei ole vastutust. Nad võivad ükskõik mida teha. No arstid on andnud oma vande selle... Et ma mõtlen, et minu eest sihukese ütluse eest peaks olema võimalik see vanamõtt sealt kuidagi ära tõmmata, maha tõmmata. No jah, aga nad ütlevad ju palju selliseid asju, noh, võiks, saaks, peaks. Kes see nagu see jõud oleks, kes Eestis läheks, tõmbaks selle vanamõti maha nüüd? Esiteks räägime inimestest ilusti, naine. Okei, koroonaterrorist, kelle tõttu on Eestis surnud 1000 inimesed. Lugupeetud proua Marje Oona. Sinu, kelle tõttu on surnud 1000 inimesed, et kuidas me saame sind eemaldada sinu uue ütluse põhjal, mille kohaselt inimene kannatab 10 000 vaktsiini? Teoreetiliselt, ta ütleb teoreetiliselt. Aga selles suhtes see on ju tore ütlus, sellepärast et teoreetiliselt oli ka see, et Eestis kirstutootjatel tekkis kirstude puudus ja teoreetiliselt vaata, surid kõik ära. Ega siin ongi see, et kui su nimi on arst, siis sa ilmselt võid nagu ükskõik mida välja öelda, aga kui sa oled see, kes kahtleb nendes asjades, siis sa ei tohi mitte midagi öelda. Ja siis oled kohe ohtlik. Jah, meie oleme ohtlikud, et me sellisele asjale tähelepanu pöörame, aga tema võib öelda ükskõik mida, ta võib öelda, et tee 3-4 vaktsiini korraga, tee 15 vaktsiini korraga, aga ta võib ka öelda, et võid teoreetiliselt teha lausa 10 000. Äkki peaks tegema selle kampaania, me otsime inimest, kes soovib osaleda 10 000 vaktsiini vastuvõtmises. Siin juba osad soovitavad talle endale, et kuule, teeme siis sinu enda peal katsed. Ma just mõtlen, et see, vaata, et ütleb, et see süste kohaga tekib probleem ja siis... Ei, ikka siin mahub sinna vaata igal poole need igiaugud või kuidas need rakud. 10 000 auku liiab kindlasti. Aga äkki paneks selle tilguti kaudse veeni. Jaa, võib ka nii teha. Siis me peaksime ikkagi ta kätte saama. Kus ta on? Tartus või? Me peaks minema vaata sellega, millega neid... Ei no, selles suhtes, et selle võrguga võiks ta kõnni püüda. Handa. No tuleks lihtsalt küsida talt, et palun öelge, kuidas sellist asja, et kui see on teoreetiliselt võimalik, et kuidas seda praktiliselt teha. No niimoodi ongi, et võtame ta kinni. Et kuidas saab niimoodi väita, see ei ole ju praktiliselt võimalik. Ta ju ise siin ka toob välja mitmed erisused, mille tõttu tegelikult see ei ole võimalik. No miks on siis vaja rääkida sihukest juttu? Ma ei tea. Okei. Uskumatu jah, et meie riikliku meedia teadusportaalis räägitakse sihukest juttu, no see on küll, me kõik maksame seda kinni. Kuule, ma postitasin eile, ma näitasin sulle ka, ma postitasin selle Instagrami ja TikToki vaata see video, kus soomekeelne natsireklaam video oli. See oli mingisugune... See oli nagu naljakas, aga nagu üle. Ja ühesega ma panin selle Instagrami ja panin TikToki ja TikTokist võeti maha see. Aha. Instagramis on üleval. Hetkel veel on. Huvitav, siis TikTokist maha võeti, nad on tavaliselt nagu... TikTok, kus juures on nüüd läinud rohkem tsensuuri peale. Vaata see meie sõber sealt Lätist, tal võetakse need kuumaandumise ja need fake. Ja seda ma saan aru, et seal kuumaandumise ja need võetakse ära jah, aga siis, et nüüd, aha. Siis mul eelmine kord võeti maha, mul pandi konto päeva pealt kinni, kui ma panin üles selle video, mis kunagi oli Eestis teleekraanidel. See, kui ma jooksin sinna platsile alasti, tegime neid DVD-si, eks ju. Ehk siis seda lasti seal kuskil Kanal 2 saates. 15 aastat tagasi võidis seda telekast vaadata, nüüd ma panin TikTokis üles paar aastat tagasi, kustutati konto ära. Kuhu me jõudnud olema? Kontrolli ühiskonda.
jaa, aga seda küll, aga ma mõtlen, et kes need inimesed üldse on, kes seal nagu kitse panevad, ma mõtlen, et või miks nad üldse on, et vaata, kui vanasti, vaata, ma kõlan nagu vaata, natuke nagu ma räägin nagu, et vanasti oli taevas sinisem ja muru rohelisem, aga natuke nagu oli, või noh, sa võisid öelda, mis tahad, jumala pohhu nagu, kõik oli ülikõva kogu aeg, noh. jaa, aga vaata, ma olen mõelnud igatpidi kõiki neid reaalsusloome teemasid on ju, et äkki kõik see kontroll ühiskonda tulnud sellepärast, et meie oleme sellele tähelepanu pööranud. Mina ei pööra selle tähelepanu. Mina lihtsalt vajan uusi asju kogu üles, need võtavad maha ju. Äkki need tahab kõik kinni võtta hoopis. Ei, see nii ei ole. Aga meie tahame kinni võtta marihuana, kui kellegi on olemas see võrk, millega saab kinni püüda, siis viskame selle võrgu talle pähe. Me ei taha, me lihtsalt sooviksime näha, kuidas ta paneb 10 000 vaktsiini. Mis on selle jutu teaduslik see alus? Teaduslik teoreetiline alus. Paneme teoreetiliselt talle 10 000. Kui kellelgi see võrk on ja ta elab Tartus kuuldavasti, et kes saab, paneks selle Wanted, Teedur Alive selle Hando, issand, palun ära mine üle piiri. Okei. Vahetame teemat. Paar nädalat tagasi ma avaldasin selle ühe Lameda maa saate 1 gramm ja kus oli juttu siis sellest, et see põhilameda maa kaart on fake ja milline võiks ilmselt olla, kui ta on nüüd lame, sest ta on kas pall või on Backman, et ehk siis ma rääkisin sellest kaardist, mis lameda maa kaart, mis toimib. Ma detailidesse ei hakka üldse laskuma, aga nüüd nali on selles, et Facebook, kas ta eemaldas selle artikli või postituse või ta tagis selle ära kui libauudis? Ma ei tea, ma ei ole kontrollinud. Kas sina rääkisid mulle, et see Facebook võttis selle maha kuidagi. Jaa, võttis küll, jaa. Ta eemaldas nagu selle artikli nagu, Jah. Et nüüd ei saa Facebookis isegi lameda maa artiklina avaldada. See oli üldse siuke imelik päev, sellel päeval võeti maha see artikkel ja siis võeti üldse mingi toidulisandite artikkel. Nagu toidulisanditest kirjutavad kõik uudisteportaalid ju. Aga Telegramid või? Jah. Meilt vaata YouTube'is võeti maha ju üks video, mis oli kuskil CNN-is või kus iganes üleval ja ma lihtsalt panin need Eesti supakad alla, panin üles ja võeti maha, öeldi, et fake uudis nagu. Ma ikkagi saa aru, miks nad nagu meiesugustele nii palju energiat pühendavad. Ja vaata, mina olen ju Facebookis ka täiesti shadow bannitud, mul on seal 4000 nii-öelda liiget või sõpra ja kui ma teen postituse, siis kuskil 10 või 20 inimest heal juhul näeb seda. Aga samas, kui näiteks Varro teeb postituse, siis seal on nagu sadu ja tuhandeid nagu neid reach'e nagu. Et miks nagu teda ei tsenseerita, aga meid tsenseeritakse? Ei tea, võib-olla siis ta on käsitlenud äkki ta, ma ei tea. Ma arvan, et ta ropendab vähem, mida ta kindlasti teeb. Ei, ma ei ropend ammu enam juba need prouad. Ei, ma mõtlen, et seal on see teema, et vaata, kui sa oled partei liige ja kui sa pole aru saanud, et erakond, senikaua kuni on erakonnad, senikaua ei saagi süsteem mitte kunagi paremaks minna. Ja aga esiteks ta ei ole erakonna liige ja teiseks ta on ise ka öelnud ju seal Riigikogu ees, et mitte ükski erakond siin mingit asja ei tee. Vaata oli ju mingi kõne tal. No oli küll hea, aga tähendab, miks ma sellest räägin, on see, et me peaks kuidagi Varro kätte saama. Mitte võrguga, nagu lihtsalt nagu tavaliselt nagu ja peaks talle rääkima ära, et ta rohkem ei kandideeriks ja teeks nagu uue asja sellise meritokraatia põhimõtteliselt. Sest see on ainus variant, et midagi üldse saaks muuta. Praegu, vaata, milles on olukord? Praegu on niimoodi, et need koroonaterroristid, kus oli unik EKRE tüüpe ka, eks ju, ja see veel eraldi, me varsti räägime sellest, see kõikide erakondade tüübid on seotud sellega, et oli koroonapettus, et oli vaktsiini surestamine ja et Eesti riigil tekitati miljardites kahjud, 10 000 on surnud ning täna me maksame kõik seda hinda, sest vaata tohutus inflatsioon, mis tekkis kõik sellest, et võeti need tohutud need laenud ja asjad, eks ju. Me kõik maksame seda kinni üheskoos. Nüüd see sama seltskond, kes kogu selle jama korraldas, need endiselt kõik on pumba juures ning see sama seltskond täna räägib kogu seda Ukraina sõjapettust, sest Ukraina sõjale paned eraldi miljardi. Välisministeeriumi lehel üleval me paneme miljard eurot Ukrainasse, millest 900 miljonit sõjatehnika ja sõda ja kuulid ja umbes need asjad, eks ju. Et 2 miljardit juba läheb ära ja need on samad tüübid, kõik need tüübid on kogu aeg seal, eks ju. Ja kõigil on täitsa pohhu ja siis nad ei leia mingisugune, palju õpetajad tahtsid 10 miljonit, et igaüks saaks 17 eurot palka jõuda, seda nad ei leidnud. No tahavad vähendada peretoetuseid põhimõtteliselt. Jah, et siin me avaldasime eelmine nädal uudise sellest, kuidas Euroopa Parlamendi liige Kristiine Anderson, kes on muidu Saksa EKRE nii-öelda, mis AFD või mis iganes seal on,
Tema ütles, et koroonapettuse kõik need terroristid on vaja kinni võtta, vastutusele võtta, ta peab siis silmas kõik poliitikud, kõik avaliku elu tegelased, kõik arstid, kõik need tüübid ja ma tegin artikli sellest ka, et me peaks Eestis tegema selle sama. Kõikide erakondade tippjuhid, kes seda aitasid ja need on igas erakonnas kaasa arvatud EKRE-s. Kõik need staararstid, lisaks saatejuhid, telediktorid, lisaks reklaampindade omanikud, Jay-Z, Tico, Clear Channel, Megameedia, kõik need tüübid. Räägime 200-300 inimesest. Ja need kamba peale, kui need tüübid kõik kinni võtta ja nende varad panna sundmüüki, me saame sealt selle miljardi kätte. Nii, mis sa tahtsid öelda? Tahtsin seda öelda, et jätkuvalt ikkagi võiks vaadata ka seda, kuidas Ukrainas siis seda raha sihtotstarbeliselt kasutatakse või ei kasutata. Vanglaplaneet, kusjuures avaldas täna väga naljaka loo sellest, kuidas mingisuguse tippametniku poeg leiti voodist koos $6 miljoni sularahaga. Ja terve siis nende perekonna meessoost isikud olid, kõikidele neil oli määratud puue selleks, et nad ei peaks minema sinna sõtta. Oi, kui rets. Sa saad selle meelga avaldada või? See on nii naljakas. No jah, ikka saan jah. See oleks üli naljakas. Täiest, sellised asjad, Ja siis CNN-is oli artikkel, video selles, kuidas Euroopa mingisugune välissuhete, mingisugune mis iganes tüüp Joseph Borrell ütles, et me ei ole Ukrainas sellepärast, et nii väga me arvastaks ukrainlasi, tahaks neid aidata, vaid sellepärast, et meil on seal isiklikud huvid, ehk siis USA-l ja läänel. Et ütleb avalikult selle välja, see videoartikkel meil ilmub kohe varsti. Ning tahtsime rääkida sellest, et Donald Trump on nüüd öelnud, et ta hakkab vallandama neid tüüpe, kes survestasid kohustuslikke vaktsiine sõjaväetöötajatele. Nüüd nali on selles, et Donald Trump ise oligi see tüüp, aga tema valijad on täielikud debiilikud, need ei mäleta mitte midagi sellest. Ja kusjuures TikTokis on üks Eesti tüüp, kes räägib päris palju sarnast juttu, mis meie räägime, aga ta on väga seal väga sinna juudi auku läheb nagu, enamus asjad on mingid Iisraeli värgid ja aga ta on muidu tore tüüp nagu, eks ju. Igatahes see räägib ka seal umbes sellist juttu, et need helmed on ka seotud kogu selle jamaga, eks ju, et ärgake üles. Ja siis enamus kommentaarid, sa mingi Reformierakonna mingi tüüp. Mitte ühtegi, praktiliselt ühtegi konstruktiivset kommentaari ei ole. Ja seal USA-s on täpselt samamoodi. Nüüd nad kõik fännavad seda Trumpi, et ta hakkab vallandama neid tüüpe. Halloo, Trump ise tegigi selle. Trump oli võimul, samamoodi nagu Eestis oli EKRE võimul. Tüübid mäletab mitte midagi. Ja ma mõtlen, mis siis meie roll siin on? Kas meie roll on kisada kõvemini, et öelda, kuule, ärka ülesse? Mul vahel oli siuke tunne, me lihtsalt nagu peame vaatama ja lihtsalt nagu muigama ja... Ja, aga selles suhtes, et nüüd on see sõjahõuks, eks ju. Ma kirjutasin Välisministeeriumile, palusin kommentaari, et et ise avaldlikult kirjutate, et panete rohkem kui miljardi, panete veel Eesti maksumaksja raha sinna Ukrainasse, samas kui 50 miljoniga saaks ära lõpetada sõja, kui tõmbaks selle agressori juhi maha. Ma isegi öelnud nimepidi, lihtsalt ütlesid, lõpetage ära, mingi sinna Moskvasse tõmbake tööd maha, võtke need konkreetsed palgamõrtsukad, kindlasti 50 miljoniga saab see tehtud. Et miks te seda ei tee, et teil on siin kavas, et te järgmised 3 aastat rahastate seda juurde, mis tähendab, et te juba plaanite järgmised 3 aastat veel pidada, teil isegi ei ole seda versiooni, et äkki sõda lõpeb ära, siukest varianti isegi ei ole, lihtsalt 3 aastat kütad veel peale, miljard raha läheb, eks ju, pluss need inimesed saavad surma ka. Miks te seda ära ei lõpeta? Ühtegi vastust ei tule. Ja nüüd ongi see, et meil oli see koroona, sinna läksid miljardid, 10 000 surnud, nüüd on see Ukraina, miljard, 10 000 surnud, kõigil on täiesti pohhu, lähed valivad seal, kes iganes oma tüübid, kõik vaikivad, ja siis me siin üritame neid uudiseid teha, kusjuures me oleme seda sõja-uudist teinud ka 100 korda, nii nagu neid koroona-uudised oleme 1000 korda teinud. 3 aasta pärast tuleb mingi järgmine, mis iganes see hooks on. See, et meil on 2 kaitseväe ja 1 kaitseministeeriumi töötaja läinud tööle sõjatööstusfirmasse, mis hakkab tootma laskemoona. Ja ma räägin, et 3 aasta pärast, kui millal iganes järgmine hooks on, siis... Kusjuures Herem enne, kui ta ametist lahkus, ütles, et et me peame tõstma neid kulutusi, et osta rohkem seda laskemoona ja siis läheb ise firmasse, mis toodab laskemoona. Oota, mingi telefon, kes pean selle vastu võtma selle kõne või? Oota korra. Hallo? Oota natukene, kohe varsti. Oota, räägin paar sõna veel. Ehk siis see sõda lõpeks ära
päevapealt, kui me rakendaks sama ideoloogiat, nagu me tegime Ukrainaga. Lihtsalt rohkem räägi sellest. Ongi kõik. Lõpeb ära. Nii, mis me veel tahtsime rääkida? Nii, TikTok eemaldas selle SS video, nii Telegrami on tsensuuri peal, aga Objektiiv ei ole, seda nagu mainisime, nii... Küll Objektiivil on väga suur tsensuur. On või? Samamoodi neil on Facebookis tsensuur. Jaa, aga nende YouTube'is on mingi 20 000 vaatamist ja mingid numbrid täiesti üle välja nagu. Jaa, kui see... Noh, YouTube'is jah, ma rääksin Facebookis. Jaa, aga Facebookis mina teen postus mitte midagi ei ole. Vahet ei ole. Nii, rääkisime sellest, et lamedama artiklit ei saanud ka teha. Sellega seoses mõtlesin, äkki me peaks tegema artikli sellest, kuidas need roosad elemendid ründavad maakera. Kas need selle eemaldavad või? Proovime. Toi, ma olen see kirjas, jah. Nii. Kui te jagate seda saadet, loomulikult nagu ikka, teil on võimalus võita terve kast lumiorava vett, mille välja pannud lumiorav, see on magneesiumvesi. Ning meil kestab veel see reede õhtuni, on Telegram e-poes soodushind, kaasa arvatud see särk, saate oma hinnaga selle põhimõtteliselt kätte, kui praegu ostate selle viimased müügil. Jaa, et otsustasime teha sellise väikese sügisese tühjendusmüügi, põhimõtteliselt on kõik asjad -30% all, välja arvatud kuld. Et lisaks T-särkidele on seal ka need orgoniidid ja siis on Telegrami paberajakirjad, mille see laovaru on niimoodi tühjenenud praegust, et seal on alles igat ajakirja kuni 10 eksemplari. Mõnda on isegi veel vähem. Ühte vist oli ainult 4 alles. Ja siis viimasel ajal ma tahtsin veel rääkida sellest, on väga palju mulle feedi tulnud ja inimesed saadavad neid, et Donald Trump hullult see Iisraeli poolt on nagu, et ta on ka täpselt nagu EKRE, seda tõmbake see Palestiinas on maatasa nagu. Juhker. Väga rets. Nii. Ma tahtsin sellest Arieli pesupulbrist rääkida. Ma üks päev ostsin kogemata Arieli pesupulbrit ja see haises nagu tõbras. Sina ütlesid, et sa pesed ainult põrandat sellega nagu. Ei, ma ütlesin, ma ei pese üldse sellega, aga et ta on täpselt, ta on nii võigas, et... Ma ei saa aru, et kuidas saab see Arieli asi nii kuulus olla, miks ta igal pool on ja kuidas ta üldse poes veel müügil on, sest mina ei olnud seda ostnud, ma enda 100 aastat, aga ta tõesti ta oli nagu tõbras haises nagu. No esiteks ta jätab väga tugeva lõhna või haisu riietele, aga teiseks ta rikub neid ka, et ma veel ei ole sulle öelnudki, aga sa pesid ühte mu jakki ja see jakk on nüüd rikutud. Tee kahjunõude. Nii et jah. Ja kui sa vaatad seda saadet YouTube'is, siis pane like and subscribe ja pane ka see kell pane peale, et siis sa kohe näed, millal meil uus upload. On ju? Jaa, vaatame, kas on võimalik tsensuuri vastu võidelda ka. Nii, ja meil on neljapäeval on siis kokkusaamine kuldpaketi omanikega, kes soovib tulla. Meie kuldliikmetega. Kuldliikmetega, jah. Ja teile on saadetud kiri meili peale. Ja kõikidele kuldliikmetele, kui te ei ole seda kätte saanud, palun vaadake igaks juhuks ka oma junk-maili ja kui te sealt ei leia, palun kirjutage marianne@telegram.ee, siis ma kohe saadan teile selle kirja uuesti. Praegu kõik, täname, et vaatasite, olge tublid, mingi pidutsege, tehke LSD, CN-i, MDMA-d, kõik need head asjad, eks ju. Jalutage õues, sööge head sööki. Jah, muu lemmik on Buffo, kui leiad. Veetke aega oma lähedaste ja sõpradega. Ja, tšau! Tšau!